Tere tulemast vaatama Turundustaskus järjekordset episoodi. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Tallinna Majanduskooli turunduse õppetooli juht. Ja tänases Turundustaskus saates me räägime muusikatööstusest ja püüame siis leida paralleele turundusega. Ja minu tänase saate külaliseks on Rene Miriste, kelle kohta sissejuhatuseks sobib öelda nii, et ta on siis Eesti üks tuntumaid muusikamänedžere ja seda just siis rahvusvahelisel areenil. Tere, ja suur tänu, et mind kutsusite. Alustuseks, Rene, et ole hea, natuke tutvusta ennast, et mis on see sinu taust ja ma saan aru, et võib öelda vist nii, et tere tulemast tagasi Eestisse. Jah, nii võib öelda küll, jah. Et taust on, ma muusikaga vist eluaeg peaaegu tegelenud lapsest peale, et kui ma proovisin punkbändi teha, laulda ja mängida, et kuna ma väga ei osanud, siis see lõppes ära. Et kuna ma selles ei olnud nagu hea, aga siis mulle muusika ikka endiselt meeldis ja siis sai koolipidusid korraldatud ja siis kutsuti mind ansambli vennaskond raamatupidajaks ja vähe hiljem sai must vennaskonna mänedžer ja siis nii edasi kõik muud bändid ja 100 albumid või et mitte öelda 1000 albumid ja siis rahvusvaheliselt mingil hetkel siis Vanilla Ninja viisime Saksamaale ja N-Euro ja Maarja Kivi ja House of Games ja välismaale, nii et jah, et sellist tausta on palju ja siis mõned aastad tagasi nüüd juba ma kirjutasin raamatu oma kogemusest muusikamaailmas. Mina teen sind kuulsaks tagasihoidliku nimega ja siis ma olen andnud külalisloenguid nagu nii Eestis, Inglismaal kui Ameerikas ja Lätis näitekski ja olen viimased aastad olnud õppejõud California osariigi Northridge'i ülikoolis andnud muusikatööstuse eriala loenguid ja lisaks ka muid muusika ajaloo loenguid ja popmuusika ajaloo ja et muusikaga seotud läbi ja lõhki ja see suvi otsustasime tulla tagasi Eestisse elama, 18 aastat elasime Los Angeleses. Ikkagi seal, kus kõik need maailma kuulsaimad muusikud on. Jah, eks Inglismaal on ka palju, aga jah, ja selles mõttes ja lisaks ma olin vahepeal, et kuna mu endal on nagu taust nii, et ma olen nagu ärijuhtimise magister või majandusmagister, siis ma töötasin vahepeal ka kuna muusika, vaata Eestis on nagu lihtne, nagu raamatupidamine on nagu üks asi, aga Ameerika on nii suur ja lai, et nagu on raamatupidamine ja siis lisaks sellele on palgad. Et kuna palgaandus on, seadusandus on nii keeruline, et näiteks, et igal osariigil on ju Ameerikas 50 osariiki, igal linnal on oma maksud ja maksud tuleb maksta selle järgi, kus sa need teenid. Ja siis ma tegelesin palkadega paar aastat, et näiteks on ju, et kui tuur läheb, ütleme, Ameerikas komme on maksta palka 2 nädala tagant ja kui tuur käib näiteks 5, 6, 7 linnas, 3 osariigis, siis kõik maksud on erinevad. Ja isegi osariigi keskelt on, et kui ta mängib Los Angeleses, San Diego, San Franciscos, siis kõik maksud on erinevad. Ja lisaks sellele on Ameerika seadusandlus senile, et samal hetkel, kui sa maksad palka, pead maksma maksud. Mitte nagu vaata Eestis on vist, et järgmise kuu 10. või kuidagi, aga et pead samal hetkel. Nii et Ameerikas oli üldse 2 firmat, kes sellega tegeleb ja mul oli au olla vastutada $1 miljardi eest, et ma maksin palku $1 miljardi eest ja olen printinud, alati hea lugu, ma olen vajutanud printinile nupule ja printinud välja tšeki 60 miljonit. Ja viinud sellele ühele artisti managementile, aga ei, ma nime ei saa öelda. Aga see on nagu äge, see on selline tunne jääb meelde, et vaata kui äge kõigepealt vajutad ja siis hoiad käes 60 miljonit. Okei, julgen öelda, et siin saates ei ole sellist inimest varem olnud, kes on seda saanud teha, aga see annab nendest mastaapidest päris hea nagu pildi. Jah, ikka äge oli, kui kutsuti ka mul vanad sõbrad, kutsusid, et kuule, et sul on see taust ja et tule tee, et seal 2 omanikku oli, üks mis oma osad ära ja oli vaja, et keegi võtaks kogu Ameerika tuurid üle nagu palga maksmise, et siis oli esimene oli ka äge, ja siis et palju siis on, et umbes $1 miljard on vaja maksta. Väga äge, polegi enne $1 miljardi eest vastutanud. Okei. Aga muidu mänedžer
no ilmselt numbrid puutuvad mänedžeri tööga kokku küll, aga mida mänedžer veel teeb, et kes võib-olla vaatab meid ja ei ole nii palju varem kuulnud sellest, et mis see muusikamänedžeri sellised peamised ülesanded on siis? No ma arvan, number 1 on see, et mida üldse tänapäeval ja ju ka vanasti oli raske aru saada, et nagu iga päev on üks ja sama tundide arv, 24 tundi on, et noh, eriti Eesti väiksuses inimesed, artistid sageli arvad, nad võivad olla ise enda mänedžerid, on ju. Aga tegelikult on nii, et noh, sul lihtsalt tundide arv, mingi asi läheb, ikka pead ju magama pead ja sööma pead ja noh, ja kui sul ei ole teisi inimesi, kes su aitavad, noh, siis sa lihtsalt ei suuda töötada, kus sul on vaja, on ju. Ja laias laastus mänedžer on siis usaldusisik, keda sa usaldad kõiges, on ju, nagu turunduses, rahanduses, noh, rahanduses ta võib palgata kellegi teise, aga põhimõtteliselt sa usaldad teda kui, noh, absoluutselt kõiges, kes viib su koera õigel ajal arsti juurde, kui vaja on ja mida iganes sul vaja on, et noh, selles mõttes mänedžer teeb kõik. Ja kui me lähme nüüd nagu Eestist välja või nagu, ütleme, maailma artistide juurde on ju, siis ongi, et nagu artistil on mänedžer, on ju, aga siis mänedžer omakorda palkab siis on ju, noh, näiteks turundustiimi on ju, või palkab on ju tuurimänedžeri või palkab raamatupidaja või palgafirma või siis on nagu Ameerikas eriti levinud on nagu ärimänedžer, ehk siis see, kes vastutab rahade eest ainult. Aga et noh, need on kõik siis nagu selle suure tiimi osa, et noh, Eesti, ja siis on ju agent, kes paneb mängud, on ju. Eestis on sageli see kõik üks inimene, on ju, et paneb mängud ja Eestis nagu selles mõttes traditsioonilist mänedžeri on üldse vähe, et enamik nimetavad ennast Eestis mänedžeriks, kes on tegelikult lihtsalt agendid. Nad panevad mänge neile ju. Et noh, mänedžer ei ole agent, nagu muu maailma mängude panemine on siis see, et kus ta esineb. Agenditöö, jah, et kus sa esined. Ja siis, et kui ma muusikaga hakkasin tegelema, siis mul üks vanem kolleeg, kellega ma sain tuttavaks, ütles kohe, et esimene asi, et kuidas sa tunned ära hea mänedžeri. Et noh, alati on küsimus, et noh, igaüks, et tahab olla, või noh, et keegi, et noh, esiteks, kui sa hakkad lopsena tegema, siis keegi või noorena on ju, see on sul mingi sõber või grupivend või grupiõde või mis iganes on ju. Aga et kuidas saad aru, et kes on hea või kuidas üldse hinnata hea on ju, siis nagu tegelikult see on hästi lihtne vastus. Hea mänedžer on see, kes toob sellele, keda ta manageerib, rohkem raha väljaspoolt tema enda põhiala. Ehk sa oled laulja, siis su sissetulek on suurem väljaspool laulmist, siis sul on hea mänedžer. Väga huvitav. Võib-olla siin tegelikult ongi siis õige juba küsida seda, et mille eest see laulja siis veel seda raha saab teenida? No mille iganes, kuhu õnnestub ju müüa ja turundada ja reklaamida ja tooted ja asjade müük ja pluusid ja mikrofonid ja kus me sildi paneme, on ju, toolid. Et noh, mis iganes on ju ja noh see, ja eriti on see noh, nagu ütleme spordimaailmas on see veel suurem. Et nagu spordimaailmas ikkagi, kui spordimaailmas ei suuda mänedžer tuua sulle rohkem raha, kui sa teenid spordiga, siis sul on ikka ääretult kehv mänedžer. Aga jõuamegi siis turunduse juurde tegelikult, et kuna meil on turundus taskus, meil on turunduse podcasti saade, et mina arvan, et ühel muusikul on päris palju ühistosa turundusega, aga mida sa arvad või, et oskad sa kirjeldada, et mis nagu see ühine osa võib olla siis? Ei no absoluutselt, iga artist või muusik ongi nagu omaette bränd või noh, nii nagu iga poliitik on samamoodi tegelikult bränd. Et iga muusik ja noh, turundus ongi kõige tähtsam, et kas sa tööd saad või ei saa, on ju, et kui ülikooliski või professionaalsetes nagu koolides, kus õpetatakse muusikuid, siis hästi tihti nagu jääbki nagu see pool nagu nõrgaks, et sa õpid, on ju, mängid pilli võib-olla 10-15 aastat, kui saad on ju tipptasemel, nagu igas asjas, sa teed 10-15 aastat enne, kui jõuad tippu. Aga siis selgub, et nagu see, kuidas sellega nüüd selle oskusega raha teenida, seda nagu ei õppinudki. Et noh, see on nagu tegelikult on see, et noh, peab ikka sama tähtis, et mulle meeldib jälle üks vana selline filmitööstuse juba üle 100 aasta vanune tõde, et ma praegu ei mäleta, kes seda ütles, aga et kui filmi eelarv, et kuidas turundus või reklaam, et mis see on, et kui film, see sama, mis sul kulub filmi tegemiseks, täpselt sama peab kuluma reklaamiks ja turunduseks. Ja no mina olen selles lähtunud nagu kõiges. Et noh, see proportsioon ei saa olla nii, et 100 000 eest tegid salvestuse või õppisid ülikoolides on ja siis turunduse reklaami pead 1 euro ja arvad, et nagu juhtub, et noh, kõik, see peab olema täpselt sama kogus.
et kui sul nii palju kulub oma selle õppetööks või oma plaadi tegemiseks või mis iganes oma loo tegemiseks, täpselt sama summa tuleb panna reklaamile, turundusele ja seda enam tuleb nagu seda ka kaalutada, et muidu on hästi tihti see, et et ma salvestan laulu ära, ja mul läheb 1000 eurot, siis siis sul on vaja 2000 eurot, sest et mis siis edasi siis saab, et ja see on number esimene, kõige tähtsam asi, mida nagu kõikjal igal pool noortele ma räägin, et ei ole nagu eelarve, ei ole see, mis sa saad selle tehtud, küsimus on, mis edasi saab. Aga kas ei ole siis nii, et hea laul turundab ennast ise? Kindlasti ei turunda ükski asi ennast, mitte ükski asi, laul ega ükski asi ei turunda ennast ise. Sest tänapäeval, kus me oleme interneti maailmas, ütleme, kui me oleme ajas tagasi, minu pärast 60, 70, 80 aastat on ju, siis oli see, et ka siis ei turundanud ise, aga lihtsalt ütleme, olid need nii-öelda, kuidas öelda, väravahoidjad või, et nagu keegi pidi maksma, et sa saad salvestada laulu, on ju. Ja selleks tavaliselt oli mingi suke mafiooso või on ju mingi plaadifirma juht, on ju, kes allus mafiosole, on ju. Et ühesõnaga keegi nagu uskus, et see, mis sa teed, on väärt, et ma panen nii palju raha. Ja kui tema uskus, siis see oli nagu mõnes mõttes selline nii-öelda nagu see, mida võid öelda, et nagu öeldakse, et turundas ise, tegelikult ei turundanud siis ka ise, sest keegi uskus. Aga nüüd oli see, et see lugu sai valmis, siis see oli juba nii suur asi, on ju, üks miljonist sai üldse loo valmis, täna saab ju tehisintellektiga lugu 30 sekundit valmis. Aga siis oli see, et nii vähe inimesi sai üldse loo valmis või nagu artiste, muusikuid, loovinimesi. Ja siis ta läks sinna raadiosse, seal ei olnud ju sellist konkurentsi, aga siis ei olnud ju internetti, on ju. Siis sinna raadiosse tuli neid lugusid nii vähe lihtsalt, et see oli juba nagu, ja siis öeldi, et levis ise. Lihtsalt kuna see levis ise juhtus peale seda, kui kõik 99% polnud kunagi kuskile jõudnudki. Aga nüüd on ju nii, et kõik teevad momentaalselt valmis, järelikult mitte midagi ei hakka kunagi ise levima. Aga ma just mu küsimus oli ajendatud sellest, et ongi, et kuna tänapäeval ju tänu sotsiaalmeediale ei ole neid nii-öelda väravahoidjaid, et siis... Tänu sellele ei jõuagi kuskile. Aga kas ei ole nii, et on näiteks väga hea lugu, artist paneb selle tasuta on ju YouTube kanalile ja... Aga kuidas see YouTube'is leitakse, ma tahaks teada? Ma ei tea, on optimeeritud niimoodi ja kuskilt... Ei ole olemas sellist asja, see on täielgi jama, see on illusioon. Iga päev pannakse Spotify'sse ilmub 250 000 lugu päevas, ei ole vaja ette kujutada, et midagi juhtub niisama. Ja nagu sotsiaalmeediast rääkides ikkagi, kui inimene alustab ükskõik millega muusika tegemusega või mille muuga, ta kontaktid on ju ta sõbrad ju, või tuttavad ju. See ei ole üldse see tarbija ju üldse. Ega su sõbrad ei tarbi ju tavaliselt seda, mida sa teed. Sa oled enda peale sõber, et ma ei tea, käisid koolis või mängisid korvpalli koos või mis iganes, aga ta ei ole ju see, et kuule, kõik, mis sa teed, ma ostan ja maksan sulle. Et see on esimene, kus inimesed lähevad hästi tihti valesti, et nad arvavad, et neil on, ma ei tea, ütlen piltlikult, neil on 1000 sõpra või 1000 kontakti, ja siis 100 tükki laikis on ju, mul see diskussioon on nagu tuhandete noorte bändidega on, need on su tuttavad ju. Kui nad ei laigi, siis nad üldse sind ei austa ju. Et ja siis järgmine küsimus, kas nad kuulasid ka, kindlasti mitte, pooltel juhtusel neil oli hääl maas ka veel lisaks kõigele. Et nagu see on täiesti ebareaalne pilt nagu tegelikkuses, mis hästi paljudel on tekkinud sotsiaalmeediast, et see ei ole üldse seotud tegelikkuses on vaja hinnata, kes need inimesed on, mis vanuses on, mis nad teevad, on ju, kui sa oled noor, vaevalt, et keegi 70 pluss hakkab kuulama, on ju. Aga kas siis on muusikaga samamoodi, et ikkagi peab enne muusika tegemist panema väga detailselt paika, et kes on see sihtgrupp? Mina küsin kõigilt seda kohe, jah. Et kui keegi minu poole pöördub, ütlen, et ta tahaks, et ma arvan või aitan, siis ma ütlen, et kellele sa teed muusikat. Ja teiseks, miks sa teed muusikat. Ja et kui sa seda mulle ei suuda kirjutada mingi 2 lehekülge, siis mina ei saa alustada, sest mina ei saa hakka sinu eest vastama, miks sa teed muusikat. Ja see küsimus on tegelikult ju väga hea, mis iganes ettevõtmise jaoks, et kas on mingi uus äriplaan või midagi sellist. Alati, sest see muidu on ju nagu, miks sa üldse siis teed? Ja siis kui sulle vastatakse, kui kõigile ja kõike teen, siis on selge, et minuga ei ole mõtte rääkida. Aga ometi on ju laule, ma arvan, et me oleme kolmekesti siin stuudios praegu, et Mart on kaamera taga,
et ometi ma usun, et on laule, mida me kõik teame ja mis meile tegelikult ka meeldivad, kuigi me oleme võib-olla kõik erinev sihtgrupp. Just. Noh, mõni selline laul ikka on, aga noh, kui me räägime nagu uuest või algavast, siis ei ole. Ja tänapäeval on tegelikult järjest vähem laule, et kui sa võtad ette top 50, ma arvan, et väga vähe laule, mida me kõik kolm teame. Ma võin öelda, ma peaaegu kindel, et kui võtame top 50 Inglismaalt või Ameerikast, siis me ei leia, me ei leia laule, mida me kõik kolm teame. Mis praegu on topis siis? Hetkel. Kas sa tead, mis praegult number 1 USAs näiteks on? Ei tea peast. Aga ma ütlengi, et ma olen kindel, et me ei leia laule, me ei tea selle ühtegi laulu, mida me kõik kolm teame. Okei, et ühesõnaga see miks ja sihtgrupp ikkagi, et oleks niimoodi detailsemalt paigas, et see on hästi oluline. Just, sest et ma ütlen, imesid ei juhtu ikka niisama. Vahel juhtub, keegi võidab loteriiga ka. Meil oli, Ameerikas oli 3 nädalat tagasi võideti $1 miljard. Keegi võidab, aga ütleme, see tõenäosus on ikka nagu väike. Ikka kõige alus on ikka tohutu tööpühendumine. Hea asi, tohutu tööpühendumine ja siis peab olema õnne. Et õnne peab ka ikka olema. Õnne peab alati olema, õnn on kõige tähtsam lõpuks. Kas sa oskad tuua mõne näite Eesti mõne muusiku või bändi osas, kellel on need 3 asja nagu olemas olnud? Ei, eks kõik, kes kuulsaks saavad või on lõpuks need olemas olnud ükskõik kellel. Ma mõtlen just see õnnefaktor, et see tundus nii huvitav, et mis, näiteks kui me räägime Vanilla Ninjast, et mis nende see õnnefaktor oli siis? Ikka õnnefaktor oli kindlasti see, et sel hetkel polnud sellist bändi. Okei, ajastus. Sellest 4 tüdruku bändi polnud. Ja siis nagu Eesti mõttes pluss siis Saksamaa mõttes? Nii Eesti mõttes kui välismaa mõttes, jah. Et Eesti mõttes neil ei olnud ju pille käes, on ju, et aga polnud üldse, aga nagu Saksamaa mõttes polnud 4 tüdrukuga pillidega bändi, nii et nagu... Aga seda saab ju siis enne nii-öelda uurides seda turgu saab juba enam-vähem kindlaks teha. See oligi enne kindlaks tehtud. Sellest mingit juhust ei olnud. Et juhust, okei, et seal ei olnud, et niimoodi läksite kindla peale välja. Et... Ei, ikka jah, aga lõpuks on ikkagi vaja õnnest ja peab inimestele meeldima ka. Iga asi on ikkagi lõpuks on vaja õnne. Ja kui sa nagu töötadel nagu näed eriti nagu suuri plaadifirmasid ja suuri artiste, siis näed, kui palju investeerivad nad sageli mingisse uude artisti, kellesse nad usuvad. Ja kuidas see siis läbi kukub, aga neid ei räägita ju selles mõttes, ega keegi saadakse kokku Universali presidendi, kes ta ütleb, kuidas ta kaotab iga aasta 100 miljonit. See ei ole ju nagu, inimesed tahavad ikka edulugu kuulda, mitte nagu seda lugu, kuidas ta kaotab raha. Aga tegelikult see on osa ikkagi igapäevast elust, et kaotatakse väga palju. Sest et ei aita, et sul on, ma ei tea, näiteks ütleme, kui lähme mingisse tantsumuusika žanri või kus väga tihti ostetakse mingi DJ nimi enda lugu miksima või makstakse mingi suur raha. Aga ega siis see nimi, see DJ võib maailma kuulus olla, aga ega siis sellepärast sinu lugu kuulsaks ei saa. Selles mõttes, et ta on maailma kuulus mingisuguse teise loo pärast, mitte sinu loo pärast. Aga seal see lootus tegi, et kui tema nimi nüüd on ju, siis juhtub, ta teeb selle postituse ära, 3 inimest kuulas, kedagi juhitab. Aga kui see on hea lugu, et siis ju potentsiaali on, et ta lihtsalt, et ta jõuab nii paljude rohkemate inimesteni tänu sellele. Potentsiaali on, aga vaata hea lugu on ka ikkagi lõpuks otsustab ainult kuulaja. Ei otsusta sina, ei otsusta su management, ei otsusta see, keda sa palkad, nii-öelda selle kuulsuse, keda sa palkad DJ-ks või produtsendiks, et ikkagi lõpuks otsustab kuulaja, kas on hea. Kas on hea selles mõttes, et see müüb. Ta võib olla hea sulle siin, et me mängime siin jube kihvt on meil 8 koos, aga see ei tähenda, et see kellelgi teisele on, et see on ikkagi hoopis teine asi, et kui sa pead raha teenima. Et ühest küljest ma olen nõus, et kuulaja otsustab, aga teisest küljest selline huvitav mõte, et tihtipeale on ju nii, et mida rohkem inimene mingit laulu kuuleb, et siis võib-olla esimene kord ei meeldi, aga ütleme, et kui see laul on jõudnud raadiosse näiteks ja ta tuleb raadios juba 15. korda, ma panen tähele, et siis see on see kuidagi nagu see tuttava mingi efekt, et ta on juba mulle kuidagi tuttav ja siis ta mulle hakkab lõpuks meeldima. Ei, muidugi see on olemas, aga ütleme tänapäeval ei ole seda jälle, et kõik kuulavad ikkagi ainult juba väga see protsent, ütleme, pead alati võtma selle näiteks uue muusika puhul, et kuhu sa siis lähed sellele, et näiteks kui ma olen rääkinud siin, ütleme 18 aastase muusikuga näiteks, et on ju, et
teeb popmuusikat, on ju, ja siis, et kes nüüd seda kuulama peab, et sa hakkad detailidesse minema, et ütleme, sa oled ise ka 18, on ju, mida sa kuulad, on ju, ja siis tulevad need kuulsad artistid, on ju, mis iganes. Nii, näita mulle oma playlist, noh, ma alati ütlen, näita, ma näen, mis sa kuulad, nii. Ja siis vaatad selle üle, on ju, seal ei ole ühtegi uut artisti. Selles mõttes, et enamik ju tarbib ainult ikkagi väga kuulsad, nii. Ja siis ma ütlen, aga isegi sul ei ole ühtegi uut artisti siin nimekirjas, noh, ja kuidas sa nüüd arvad, et siis sinu laul satub teise inimese, sest kui sa nii kinni oled oma tarbimises, on ju, ja kui sa võtad, on ju, TikToki või Instagrami, siis sinna pannakse taustaks ka ikkagi, noh, muidugi läheb, mõni on täiesti uus, on ju, aga ütleme, enamik mass tarbib ikkagi nagu väga kuulsat asja ja ei ole nii, seda inimest, kes ütleb, no ma panen nüüd täiesti võõrad lood mängima endale iga päev. YouTube'is, Spotify või TikTokis, neid on ikka ülivähe. No aga kuidas siis ikkagi hitt sünnib, et ma mõtlen kas või nagu Eesti kontekstis mõelda siin paari viimase aasta peale, et siis on ju tulnud Eesti muusikamaailmas ikkagi, et mõni selline nimi, keda mõni aasta tagasi keegi ei teadnud ja kelle hitid on nüüd siis nii kuulsad, et kuidas see hitt siis ikkagi alati sünnib? Ikka tuleb, sest inimesed ikka tahavad alati muud muusikat, et see on nagu elu. Et kõik alati, nagu kõik tahavad uut jooki või ma ei tea, uut autot või uut maja või nagu kõik tahavad uut muusikat ka, et see võlu on nagu alati olemas. On ju. Küsimus on, et nüüd, et see kõnetab, seal on mingisugune X-faktor, mida ei ole Exceli tabelis ei saa kirjutada, et su lugu meeldib. Et minule meeldib seda kuulata, et omal ajal, kui stuudios ikka käidi veel muusikat tegemas. mitte arvuti taga kodus. Et siis minul oli hästi lihtne, et ma ütlesin, näed, et kas mul ihukarvad tõusevad püsti või ei tõuse, Kui ihutarvad ei tõusnud püsti, siis ei ole mingi lugu. Ja see on väga ränk nagu artistidele. Et sinu selline kehaline katse. Nojah, sest et see on ju tunne ju, muusika kuulamine on tunne ju, et see meeldib, see ei ole Exceli taga, kui ma vaatan Excelist, see on hea lugu, ei ole. Kas mul tekib hea tunne või ei teki, on ju. Ja kui on nagu väga hea, siis sulle ihukarvad tõusevad püsti, vaata kananahk tõuseb ihule. Aga ometi inimesed on väga erinevad, et võib-olla mõni lugu mõjub sulle ühtemoodi ja mulle hoopis teisiti. Ja muidugi, aga siis kellele ta peab mõjuma. Selles mõttes, et hindamine on täpselt sama. Kui ta peab kellelegi, ta peab kõnetama, mis iganes, keegi peab mõtlema, et see on äge. Kas sa seda tead muidu, et kas nüüd näiteks tänapäeval AI tööriistad on juba ka sellised, et ütleme, et kui muusik teeb uue loo, et ta saab selle panna mõne AI tööriista sisse ja küsida seda arvamust, et kas sellel on potentsiaali saada mingiks hitiks. Seda on ja loomulikult nad kasutavad ka väga paljud juba nagu tehisintellekti üldse loo tegemiseks, et see teeb nii kiire ja nii lühike, et Jah, et ma just seda mõtlengi, et kuna on ju muusikatööstus on ju väga pikaaegne valdkond, ehk siis, et meil on ju enamasti teada, et missugune muster on see, mis teeb sellise hitloo. Mingid asjad peavad seal korduma, on ju, midagi sellist, et siis ja teisest küljest see on võib-olla ka selline hirmutav mõte, et kui olekski see, et me laseme nüüd robotil hinnata ja ei peagi olema enam seda kehalist testi, et kas ihukarvad tõused või mitte, vaid et robot hindab, siin on 10 lugu, millised nendest näiteks 2 tükki on sellised, kuhu siis seda rohkem raha sisse panna ja mina hindaks alati nagu hetkel veel ikkagi usaldaks inimest rohkem kui robotit, et aga ühesõnaga seda tehakse? Muidugi tehakse. Aga ma ütlen, kõige lihtsam on alati, kui ma ütlen, esimene katse, kui sa tahad oma looga, ei ole minu meelest üldse nagu internet, et esimene katse on mine mängi kellegile, keda sa tunned. Ma ei tea, õpid siin koolis, kutsu klassivennad ja klassiõed ja mängi neile, Vaata, mis sulle öeldakse, Ja kutsu need, keda sa väga hästi ei tunne, Kes on nõus ära minema, et jama on. Kes on ausad. Just, mitte, et oi, nii äge. See on teine illusioon, mis tekib, see tuttavate üleskiitmine nagu tootele, millel pole potentsiaali. See on tohutu, see on mentaalselt väga halb ja see on vaimsele tervisele väga halb, et ma olen seda näinud 10 aasta jooksul väga palju, kus just sellest tutvusringkonnast saad selle tõusu, selle nii hea on. Tegelikult keegi teine kuulata ei taha, et see on nagu, ma ütlen, esimene asi on alati, et proovi oma lugu mängida kellegile, keda sa ei tea, eks sind ei tea, Jah, või ongi seal üks asi on see, et võib-olla enesehinnang saab haiget, aga teine asi on see, et kui sa valesse loosse investeerid, et siis on lihtsalt see raha kaotus, on ju.
aga räägime sellest rohkem, et kuidas ikkagi nüüd tänapäeva maailmas see kogu muusikatööstus muutunud on siis selle tehnoloogia arengu tõttu, et see sinu raamat Mina teen sind kuulsaks on kirjutatud 2018. Et sellest ajast juba mulle tundub, et on päris palju asju muutunud, et üks asi on see, et on ju sotsiaalmeedia erinevad kanalid, üha populaarsemad, aga teine asi on ikkagi kogu see AI maailm. Et mis sa selle kohta oskad öelda? Ma arvan, et selles mõttes, et jah, tehnoloogia on muutunud, aga printsiip on täpselt sama, et nii nagu ma oma raamatut alustasin, et ainult üks muutus on muusikatööstuses olnud, et see oli siis, kui sai salvestada muusikat. Et enne seda ma pidin, et muusikat kuulama, pidin minema kellegi kokku saama. Ja tegelikult mitte midagi rohkem muutunud ei ole. Et kas see salvestus antakse mulle vinüülina või TikTokina, see ei ole mingit tähtsust, see on jama, et see arvatakse, et see on suur vahe. See on lihtsalt mingisugune vahend, kus kes sulle annab. Aga üks muutus on ainult olnud siis, kui pidid, et tahtsin gitarri kuulata, pidid mingi mehe kohale kutsuma või naise, kes tuli siis teisest maa otsast ja tuli ja mängis sulle seda gitarri. Et tegelikult nagu ei ole, ja selle järgi sa otsustad, kas meeldib või ei meeldi, on ju, et kas see tuleb vinüülilt või TikTokis, seal ei ole mingit vahet, et see on nagu üle paisutatud, et see on mingi tohutu vahe, seal ei ole mingit vahet. Aga kas vahe ei ole selles, et kuidas artist või siis muusik või ansambel oma loomingu pealt teenib? No selles mõttes, et kõige suurem raha on ikkagi kontserdites. Et isegi selles mõttes ei ole ka selles nagu meeletut vahet, et online'is ikkagi artist teenib nii vähe, et see ei ole millestki üldse rääkida, et kui see lugu Spotify's või TikTokis taustaks on või Instagramis või YouTube'is, et üks koht on ju alla sendi on ju üks kord, et Aga ma mõtlen just seda, et ütleme, et enne sellist suurt sotsiaalmeedia võidukäiku ju inimene pidi ikkagi ostma seda muusikat, kas ostsid siis CD-plaadi või varem veel on nüüd kassetid, aga nüüd ma ei pea midagi ostma. Et kui mulle näiteks kontserditel käia ei meeldi, et siis mul võib olla lemmikartist, keda ma kuulan Spotify'st või YouTube'ist, aga nii-öelda, et sellest rahast nende kuulamiste pealt siis saab see artist. Aga seda nii vähe, et see on nagu olematu peaaegu enamike jaoks, et ainult me räägime ainult ikkagi väga kuulsatest artistidest, kes sellest nagu elatuvad. Miljoneid vaatamisi. Just. Miljon võrdub $2000 täna on ju. Suures pildis. Et miljon näiteks Spotify's või YouTube'is. Just, on kuskil $2000 sissetulekut. Siis sellele artistile. Jah. No mitte artistile, vaid fonogrammi omanikule. Nüüd küsimus on, kas ta investeeris ise või keegi teine, et kui seal on plaadifirma vahel, siis mis iganes protsent selle artistile jääb. Ja kas siis on artist või on 10 muusikut, kuidas see protsent on ju. Ehk siis, et sellest 2000-st võib päris vähe jääda siis alles. Aga nagu miljoni puhul siis see jaotus läheb ju järjest nagu alla välja nagu väga väikseks ja et sealt raha ju ei tule, kui sa saad raha teenida, siis sa pead ikkagi midagi muud tegema, et nagu sama, et näiteks on ju need sisuloojad või et influencerid on ju, et tegelikult ju, kes on nagu suuremad ja targemad, need on läinud ju kõige vanemale tehnoloogiale, mine müüb pilet, ja esine kontsertsaalis, ja kõik teevad seda üle maailma. Et see on samamoodi illusioon, nagu nad teeniks tohutu raha olles seal TikTokis, ei teeni kõik, kes on targad, ja tahavad raha teenida, lähevad ja müüvad areenasid välja, müüvad kontserdipileteid välja ja Eestis samamoodi ma olen kuulnud müüakse, et see ei ole, online'is ei ole see raha. Online on platvorm, turundusvahend, raha on ikka mujal, raha on ikka sel samal vanal mudelil, et tule ole minu ees ja tee seda. Okei, aga kus veel raha on, siis ma saan aru, et on ju, ongi siis kontsert või siis väga hästi, nagu sa välja tõid mõjuisikute puhul, me võime Eestis, mul tuleb meelde lihtsalt on ju, näiteks Mallukas mõjuisikaga, kes siis müüb siin kontserdimaja täis publikule on ju oma vestlusõhtud. Ja pole vaja lava üldse ehitada, nagu artistil on vaja ekraanid, valgus on ju, aga ta tuleb tooliga. Jah, ehk siis, et suurem raha on seal, aga kus siis veel, üks on siis need vaatamised, mis me saime sinu näitest aru, et tegelikult see summa on üpriski väike. No siis on see, et sa saad on ju partnerlusi teha, et müüd nii-öelda piltlikult on ju, et leivatehas, et sööd seda leivatehas andis sulle 500 €, on ju,
või sõidad jalgrattaga, siis said jalgrattafirmalt 2000 eurot ja mis iganes, noh see on nii-öelda see online raha, mis nagu liigub endiselt, on ju. Ja siin pole tegelikult isegi vahet, et kas tegu on siis muusikuga, kes on ühtlasi ka mõjuisik või siis keegi mõjuisik teine, et nad kõik ju teevad selliseid koostöid. Absoluutselt. Ja siis on lihtsalt tooted, füüsilised tooted väljaspool siis online maailma, et mida sa saad müüa inimestele, et kui sa tead oma sihtgruppi, et näiteks kui siin hakkasid alles uuringud tulevad, et online'is hakkas nagu saama nagu detailset datat, on ju, et siis näiteks, et ma bändi nime ei saa öelda, aga oli ühe nagu rahvusvaheliselt suure ansambliga enne tuuri, oli see arutelu, et milline selle tuuri kaup peaks olema või merchandise, on ju, et mis see kujund on särgi peal, on ju, mis see kujund on tassi peal. Ja ühest küljest tundub hästi lihtne, kirjutame suurelt nime ja 2025 tuur ja läks, on ju. Ja võib nii ka teha, on ju, aga kui sa tahad nagu detailselt mõelda, siis sul on tegelikult hästi palju sul on tohutu info on olemas, see on kõige suurem nagu selle tehisaru või infotehnoloogia võit, et meil on info olemas ja mida me siis tegime oli, üle 10 aasta julgelt möödas, nagu see oli üks esimene projekt, sellepärast ma räägin, seda alati kasutanud, aga see oli hästi põnev, see oli esimene, kus tekkis mõte siis, et aga võtame, selle oli Facebook nagu kõige suurem just, on ju, ja et võtame nagu detailselt, kes on need inimesed Facebookis. Võtame selle info välja, siis võtsime välja, on ju, vanused, sood, kus maadelt nad on ju, nii, see saime kätte, on ju, nii, ja järgmine, et mis neile meeldib kõigile, mis neid ühendab lisaks sellele bändile. Ja siis näiteks tuli välja, et neile meeldivad kõigile, et nad jälgivad National Geographic, ehk siis loodusmeediat, aga nii, ja et õlu oli ka, on ju, et Budweiser oli ka, aga ikkagi see oli palju suurem, on ju. Ja siis sellest tuli mõte, et me teeme selle särgi kujunduse, teeme kose siia alla. Ja võrreldes eelmise tuuriga müüdi 3 korda rohkem särke. Ja selles mõttes nagu see on meeletu, nagu see tohutu info, mis meil käes on super, aga seda tuleb osata kasutada. Et ega siis nende särgimüük oleks ju kõigi arvates ikka edukas olnud ju, eelmine kord, pileti arv oli täpselt sama ju. Ma ütleme suvalise arvu, ütleme 100 000 piletit müüdi ja täpselt sama piletid on ju. Ja mõeld, oleks ju müünud särki ka täpselt sama arvu, kui oleks teinud sama aasta arvu, bändi nimi kõik on ju. Aga näed, et panime kuna saime teada, et nende fännid on nii, siis tegime selle kosega kujunduse, on ju. Ja nüüd müüs 3 korda rohkem, on ju. Ja see oli siis lihtsalt selle bändi Facebooki jälgijate statistika. Analüüs, jah. Aga ma ütlen nüüd juba tänapäeval me võtame nagu kogu meedia ette, selles mõttes sa võtad TikTok, YouTube, nagu kõik, aga Instagram, Facebook, mis iganes, Snapchat, nii palju kui neid platvorme on ju, võtad mailing listid ette ja et just see, et nagu nii detailselt sa saad ju kõik välja tuua, on ju, et eriti nagu disain on üks kõige ägedamaid asja minu arvates üldse, et ma olin mõnel nädal tagasi, oli Eesti raskemuusika konverents oli ja mind kutsuti ka selle panelisse ja just, et küsimus oli, et miks seal oli, et miks peaks üldse plaadi tegema tänapäeval, pole nagu vaja, on ju. Aga tegelikult, et paned lihtsalt online, pole vaja midagi, mis ikka. Aga tegelikult nagu inimene ikkagi see, et me oleme inimesed, me siin nagu omavahel praegu räägime, on ju. Et nagu tegelikult kõige ägedam asi on üldse ju see on ju tegelikult kunst, on ju, muusika on kunst, on ju, kujundus on kunst ja see tunne, ütleme tarbija tunne või kas või ma ei tea minu arust, miks Harry Styles on nii kuulus või Taylor Swift või et see tarbija tegelikult tunne on, et sa võtad nüüd selle, olgu see siis vinüül või CD või raamat, on ju, ja siis sa näed, näiteks kas või näed laulusõnu, on ju. Et muidu sa kuulad, on ju, laulad kaasa, ja nüüd äkki sa näed neid sõnu, on ju, nagu paberil prindituna, sa näed neid riime, sa näed, kuidas see jookseb, on ju, see on hoopis nagu teistsugune ja sisemine nagu tunne, et nagu, ja see tekitab sus nagu palju rohkem, et ta on ikka nii palju äge või, et nagu need kunst ja loovus on tegelikult nagu kõige tähtsam. Ja selles mõttes nagu on ääretult huvitav, kui sa nagu hakkad planeerima, kui sul on juba nagu sihtgrupp nagu, kas või oma esimest kontserti minu pärast, aga sa tead juba, et siis uuri, et mis nendele inimestele just see taust ja sealt sa saad nagu juba teada, et nagu mis neile meeldib ja kuidas neile nagu meeldida siis rohkem ja mida disainida, et tegelikult on ju küsimus selles, et sa pead ju lõpuks neile kõigile midagi müüma, et sa ise saaks elada, muidu pead ikka teist tööd tegema. Ja lihtsalt see, mis sa rääkisid näiteks selle plaadi ümbris osas, et see on ju ongi see lisaväärtus.
Just. et mis ta sealt saab ja lihtsalt mõelda, mõtleme, et kui laiendada seda mõtet, mis iganes turundustegevuse osas, et siis mõeldagi nii, et mis on see lisaväärtus, mida ma ühe või teise tegevusega oma sihtgrupile saan pakkuda. Just, ja just, et noh, et sa saad teada, mis neile veel meeldib, et noh, see on tohutu võit ükskõik milles turunduses, noh. Et sa pead nagu ühendama need omavahel ära, noh. Jah, kusjuures väga hea mõte tõesti see, et meil on hästi palju andmeid ja tänapäeval ju AI tööriistade abil me saame neid andmeid ka palju lihtsamini analüüsida kui varasemalt, et tuleb neid kasutada ja paljud siiski seda millegipärast ei tee, võib-olla ei tule pähe, täpselt selline mõttekäik, nagu sa kirjeldasid. Jah, ja ma arvan nagu mugavus ka, et või selline nagu pidev arvamus nagu natuke läheb kokku sellega, mis sa algul ütlesid, et noh, nii hea on, küll juhtub niisama, noh. Ükski asi ei juhtu niisama, noh, mitte üks ei juhtu niisama. Ma ei tea, ma mõtlen, et noh, ma olen sinuga osati nõus, aga samas kui mõelda mingisuguste hittide peale, et siis justkui, või ma ei tea, et kas siis meile jäetakse selline mulje, just, et see on järsku tulnud või noh, et iga selline ju bänd, et nad tulevad ikkagi, on see esimene hitt ja mis siis kuidagi nagu paljudele meeldib. See ongi hea turundus. See näitab, kui hästi on turundatud, et kõik arvavad, et ei ole turundatud. Okei. Noh, kuivad on ju see ka, et ikkagi, et on need mingisugused platvormid, kus sa saad ühelt platvormilt jõuda siis väga suure sihtgrupini. Noh, võtame näiteks Eesti kontekstis, ütleme Eesti lauluvõistlus. Et ega ju paljud muusikud ei lähe sinna sellepärast, et nad nüüd ilmtingimata tahavad saada Eurovisioonile, aga see on lihtsalt hea koht, kus sa saad siis lisaks sotsiaalmeediale minna on ju ka televisiooni. Et räägiks võib-olla sellest Vanilla Ninja näitest natukene veel, et nemad ju ka, noh, seal Eesti laulul mitu korda osalesid, käisid ju ka Eurovisioonil. Noh, hiljem käisid. Hiljem on ju. See oli pärast Saksamaal. Jah, et võib-olla, et mis asjad selle näite puhul olid sellised teadlikud teod, et mis siis viisid neid sihile? Ma arvan, et kõik olid teadlikud teod selles mõttes. Mõni näide. Aga noh, ma ei kuidas nagu öelda, noh, et nagu, no see sama, et näiteks kui me läksime Saksamaale, siis on selge oli, et me Eestis ju neil ei olnud pille, noh, selles mõttes. Ja noh, oli selge, et me lähme, siis on pillid, noh. Et see ei ole see bänd, mis Eestis on, kellel ei ole pille, noh. Et noh, et sest et on teada, et sellist bändi ei olnud hetkel maailmas, ei olnud Saksamaal ja nii edasi, et noh, et see ikkagi selgelt oli see, ja see oli ju kõigile üllatus, et ei olnud ju kõik enne pille mänginudki üldse, on ju. Et noh, selles mõttes ikkagi väga selge plaan oli, kuidas ja milline see... Aga mis vahet seal üldse on? Et no, see on tohutu vahe selles mõttes, et kas sa konkureerid nendega, kellelgi ei ole pille või sa oled ainus, kellel on pillid, noh, sa oled ju konkurentsis, sa oled 1 000 korda ees. Samamoodi, kui sa teed esimese video või sa teed esimese telesaate, siis sa saad nagu arvestada, et jälle, et kes teised lava, kuidas seal videos, kuidas sa näitad välja, et see pilli oskus, millise energiaga see tuleb, noh, see on töö ja plaanimine, noh, video, nagu mul meeldib nagu, noh, jälle sama näide, et nagu, et video süžee kirjutamine on ju, et noh, nagu umbes tänapäeval on mingi, tehakse 3 rida osa teevad, et video tuleb selline on ju, et noh, kui seda nagu professionaalselt teha, noh siis, et kui näiteks mina olen seotud on ju, siis mul noh, ikkagi kirjutatakse video nagu sekunditega paberile lahti enne. Koos kõrvalolevate piltidega, kus sa saadki siis rihtida seda, mis sõnumit sa tahad selle videoga nagu edasi anda. Et noh, ja see oli kõik nagu väga selgelt, see lugu oli Tough Enough, on ju. Ja et miks see lugu oli Tough Enough, et meil oli teisi laule ka, et noh, kõik oli ju plaanitud, et see peab andma seda sõnumit, et on tüdrukud ja on power, on jõud ja on pillid ja on rock ja on tugevad kitarrid ja on trummar siis, kes on nagu selline jõuline macho seal taga ja noh, kõik oli planeeritud, noh, mingit juhust ei olnud ühtegi, noh. Et sa teed endast nagu maksimumis, kas see töötab või ei tööta, selle otsustab ikkagi rahvas, on ju. Aga selle kontseptsiooni sa teed endast ikkagi nagu maksimumi nagu detailideni välja, miks ja kellele see peaks meeldima. Siin me jõudsime juba tegelikult selle storytellingu või loo rääkimise juurde ka, mida ma tahtsin puudutada, et on ju nii, et noh, see artisti lugu, mida siis seda artisti turundades räägitakse, et noh, see on ka hästi oluline, et kuidas seda teadlikult siis suunata ja noh, võib-olla mõne artisti kohta on see lugu kuidagi selline, mida me teame rohkem. Noh, valmistusin selleks saateks, et siis näiteks Eesti artistidest Tommy Cash, et kes siis võib-olla praegult on selline rahvusvaheline staar ja no mis see tema lugu on, et tegelikult on ju Kopli kutt, et kes siis kuidagi iseseisvalt justkui jällegi, ma ei tea, kas see päriselt on nii olnud, aga et iseseisvalt sai siis tänu YouTube'ile kuulsaks ja noh, nüüd
siis viimased aastad on eriti kasvanud siis selliste võib-olla šokeerivate muusikavideote tõttu, aga samas ma arvan, et nüüd see Eurovisioonil osalemine on andnud hästi, hästi suure tõuke. Ja muidugi, ta on super turundaja, Eesti mõttes ta on ikka number 1 turundaja, selles mõttes. Kas temal on manager või? Muidugi, jah. Aga ma ütlengi nagu näitena selles mõttes, et ikkagi, ma veel turundus on kõige ja storytelling on nagu eriti näiteks, kui me räägime suurte riikidest või Ameerikast või Inglismaast või Saksamaastki, et storytelling, inimene tegelikult tahabki kuulda sinu lugu, selles mõttes, et miks kuidas ta ennast nagu sinuga samastab, et ja see ei ole ainult muusikas, see on ükskõik mis bränd, et kui näiteks Ameerikas tahab tulla keegi midagi müüma, vaid lilli on ju, et siis on nagu, et mis selle lille lugu on, kus see lill, et ta kasvab meil siin kõige ägedama Matsalu soo peal on ju, või et nagu see lugu on see, mis teeb tast inimlikku, nagu vaata kui äge koht ja näe, seal Matsalus tuleb selline lill, on ju, et nagu ükskõik milles, see storytelling on number 1, nagu loo jutustamine on turunduse number 1, et number 1 ei ole see öelda, kui vaatasin ilus lill, üldse maailma kõige ilusam lill, selles ei ole asi. Küsimus on, mis selle lille lugu on, kust ta tuleb, miks ta seal on, kui äge seal on, ja siis inimene ühendab ja tahab, ma tahan ka sellist lillest, ma tahan ka tunda, vaadake, kui ilus see Matsalu on. Jah, muidugi, aga loomulikult on ikkagi ju selle toote kvaliteet või et kas ta meeldib või mitte on ka oluline. Et... No see on nagu igal juhul, see on nagu sama, et lugu peab nii nagu muusikas, et laul peab ikkagi hea olema. Ja see kehva lauluga ei saa. Et see on nagu alus, seda ei maksa, see on nagu kõige alus, igal juhul peab hea olema. Kas sa oskad tuua mõne näite sellisest maailmakuulsast artistist, kelle lugu on kuidagi hästi selline võimas? No ma ei tea, kas või Taylor Swifti lugu on super, on, et mingi 12 aastalt hakkas käima igast ostukeskusest emaga ja esines igal pool, hommikust õhtuni, siis käis oma kassette viisi, on ju igasse plaadifirmas pani postkasti ja igale poole, et et selles mõttes, et just see lugu, mis näitab kuidagi hästi inimlikust küljest ja kuidas see artist, kes on tänaseks maailma kuulus, kuidas ta alustas, et see algus ei ole nagu üldse lihtne, et see on selline lugu, mis inimestele meeldib. Aastaid ja temast sai ju countrylaulja üldse, on ju, ei algul, on ju, ta oli ju countrylaulja. Ja siis on ju, kuidas country-lauljast nagu tehti on siis nii-öelda crossover või kuidas mindi üle popstaariks on ju, et kuidas country-laulja palkas siis Max Martin on ju maailma kõige suurema kuulsama Rootsi produtsendi on ju. Ja juba see, et nagu saadi aru, et kuidas teekond suureks, et ei ole mingid, veel kord, ei ole olemas mingid juhuseid, on tohutu töö tegemine. Ja pluss raha, et kui ikka seda raha ei ole, siis... Ja siis kas läheb või ei lähe, aga igal juhul väga palju tehakse musta tööd, mida keegi kunagi ei näe ja ei hakka ka kunagi avalikult nägema, et nagu vahel öeldakse, et mingi YouTuber, ta teeb kõik üksinda, ei ole, 10-20 inimest töötab ööpäev läbi, et see ei ole. Kas on nii ka, et võib-olla see ka erineb Eesti versus USA, aga et näiteks kuulsa muusiku sotsiaalmeedia kanalid, justkui vahest on tunne, et ta ise sinna postitab, aga tegelikult ilmselt seal on ka selline suur tiim siis taga. No reeglina ikka ei postita ise midagi keegi. Isegi Eesti artistid mitte või? Ma Eestis ei oska öelda, ma arvan, et keegi ikka postab ise. Ja küll nad seal välismaal ka vahel arva võib-olla postitavad, aga reeglina mitte selles mõttes, et ikkagi on meeskonnad, kes tegelevad. Aga et igal juhul siis on niimoodi, et on see üks lugu, mis on siis teadlikult ka kuidagi niimoodi kujundatud rohkem, aga see on ikkagi ju tõene. Või on seal niimoodi, kui ta ei ole tõene, siis ta ei müü. Siis ta ei lähe korda inimene. Seda ma toon tagasi selle ihukarvade juurde, et kui ikkagi inimene saab aru, et see ei ole tõene, siis see lihtsalt lähe korda. Ometi jällegi su raamatus oli niisuguseid põnevaid näiteid, et kus võib-olla natukene manipuleeriti selle kuulsuse nimel, et näiteks oli seal näide, et mõni manager kutsus oma artistile politsei, et pääseda meediasse. Ja vanasti, ega see on praegu ka väga levinud, selles mõttes, aga see on turundus. Et selles mõttes, mina ei nimetaks seda manipuleerimiseks, see on puhas turundus, Aga ometi, et kui publik nagu teada ei saa või kui sa lõpuks publikuna saad teada, siis tekib ju selline tunne, et on kuidagi nagu ninapidi aga ei ole ju, kui sulle meeldib see ju. See on ainult sel juhul, kui sulle ei meeldi. Kui sulle meeldib, siis ei ole ju. See on kõik nagu see, et visati telekaid akendest välja ja hotellidest ja et see on ikkagi nagu osa turundusest, see on nii odav. Telekas aknast välja visata oli 70-ndatel nii odav võrreldes sellega, et osta lehes reklaamina.
teleka viskasid aknast välja, olid igas lehes. Ja, paremal juhul maksid $1000 ja olid 1 päeva vangis, on ju. aga proovis osta üle maailma endale turundust. Ja see ilmselt oli mingid rocki või mingid punkbändid, millega see sobib kokku, on ju. Et aga selles mõttes igas asjas on see, et ikkagi see on puhas turundus, Kas sa oskad veel mõne sellise näite tuua, et mille peale publikust inimene ei mõtle, et kui ta loeb mingit uudist, aga mis tegelikult on niimoodi strateegiliselt... Ikka igasugused pressikonverentside küsimused ja igasuguseid asju, mida saab esile kutsuda ja näiteks ma toon kõige lihtsama näite podcastidest. Nii. Et kuna podcastid on moes, me oleme ka podcastis, et näiteks kui mõni tuntud inimene, ükskõik kas super tuntud või vähe tuntud, vahet ei ole, aga natuke tuntud on ju, ja ta teeb nüüd hakkame podcasti tegema. See on meie esimene podcast, on ju. Aga jube, ja sa saad ikkagi ütleme, et sul on ikkagi et miljonid teavad sind näiteks, on ju. Siis on ju jube kehv teha podcasti, millel paneme välja ja siis homme on 500 ainult kuulajat, muidu miljonite inimene, siis on jube jama, on ju. Ei saa ju olla. Siis selleks, et podcasti tehakse, siis ostetakse, nüüd on kõik need asjad on nii vanad juba, on ju, YouTube'id ja TikTok'id ja Instagram'id ja kõik on ju aastaid, me nägime ikka aastat, eks on ju. Ja neid on nii palju account'e on tehtud valmis reklaamibüroode, turundusbüroode pool, mis koguvad neid fake numbreid, on ju. Ja siis ostetakse selline account ära, mis selles mõttes, et need on hinna nimekirjad, on ju, mitu sa tahad, et see oleks 1 miljon, 2 miljonit subscriberit, 10 miljonit, hinnad, ostetakse ära ja nüüd, kui sa paned selle välja, on ju, siis on kohe, inimene klikib, on ju, wow, tal on 1 miljon subscriberit juba. Tegelikult ostati vana account ära ju. Aga need ei ole ju päris, ma olen sellega kursis, aga need ei ole ju head jälgijad selles mõttes, et nendele sinu sisu võib-olla üldse ei head jälgijad tulevad, kes vaatavad, oi, nii palju jälgijaid on. Ja siis nad hakkavad ju kuulama, jagama, kuule, kas sa nägid, et tal on see asi ja vaatavad palju, see hea jälgija ju hakkab kasvama sinna põhja peale. Aga see on hästi huvitav, et mis sa ütleksid, et miks inimestele see korda läheb, et ma ütlen, et kui ma kuulen mingit asja, mis mulle meeldib, et miks see on minu jaoks oluline, et seal oleks 1 miljon jälgijat versus mingi 100? Psühholoogiline, et inimesed tahavad olla osa edust, nad ei taha olla, et ta on esimene kuulaja. Inimesel on hästi kuule, et jube äge asi oli siin, äge podcast, et kuule vaataja, siis sõber läheb peale, kuule see on üks vaataja, et sina või? Et ma ei taha olla selle osaline. Et see on psühholoogiline, et inimene tahab olla osa edust ja tahab öelda, et ma kuulun sinna nüüd gruppi, kes kõik teavad, et see nii vägev on. Et ikka esimene on alati väga raske, on see on väikse numbri on väga raske inimesele psühholoogiliselt minna kellegi taha, kellel on väiksed numbrid. Aga kas sina managerina soovitaksid sellist tegevust, et osta nüüd seal jälgijaid, et miks ma seda küsin, on see, et jällegi sealt raamatust mulle jäi meelde selline lause, kus sa rääkisid sellest, et mõni artist võib-olla alguses, et makstakse isegi peale, et tema lugu siis raadios mängitaks või et ta saaks ka kuskil esineda, aga samas oli see lause siis sinu poolt see, et sa ei soovita. Jah, mina ei soovita, jah. Aga ma saan aru ja ma olen olnud osaline, kui neid ostetakse neid numbreid ette, sest ma ütlengi, et kui sul on mingi teise ala põhi all, on ju, siis on vaja seda, sest et muidu see su vana fänn ka pettub, et kuidas issand, et mulle nii meeldib lauljale ja nüüd ta podcasti selgub, keegi ei kuula, vaat selle see, et see vana fänn võib pettuda, et selles mõttes ma ei soovita seda uuel, aga seda peab, iga situatsioon on unikaalne just selles, et kellega sa teed, mida sa teed ja kellel sa teed, sest et see pettumusmoment on inimesel ka psühholoogiliselt jube raske, et ta on ju nii hea selles ja nüüd selles mitte keegi ei taha. Et siis ta loobub äkki ta siis selles esimeses asjas ka pole enam hea, on ju. Okay, et justkui, et teiste arvamus on ikkagi ka väga oluline lisaks minu enda arvamusele. See on ju nii tähtis, mitu laiki ja südant ja kõik, see on ikka enesetunde värk, äge värk. Jaa, aga tahtsin seda küsida ka, et kuidas siis ikkagi, me räägime praegult muusiku näitel, aga kuidas saada meediasse? Ütleme nüüd siis nii-öelda traditsioonilisse meediasse, ehk siis ütleme, et kui artist tahaks saada raadiosse, et tema lugu seal mängitaks või näiteks mõnda telesaatesse, et missugused nipid seal on?
noh, raadio ei ole selles mõttes mingi trendi näitaja tänapäeval, ta on ikka nii marginaalne, et noh, nagu selles mõttes see on nagu ma arvan väike asi. Et kuulajaskond on väike siis? Noh jah, et sinna, kes seda raadiot ikka kuulab, et räägi noorte inimestega kuskil mujal maailmas, keegi teagi raadio olemas on. Et noh, selles mõttes see on nagu väike, noh, tele on nagu samamoodi, noh, mõnes mõttes ikkagi marginaalne, et noh, jälle televaataja on ju, noh, jälle, et sa pead nagu vaatama jälle saate sihtgruppi, et noh, ma ütlen jälle, et see kodutöö tuleb ära teha, et kui sa, nagu keegi ütleb mulle, et ta tahaks nii väga telesse, siis ma küsin, no kuhu saatesse siis tahab, no seda saatesse, siis küsid, et aga kes seal siis, kas sa tead, kes seda, on sul andmed, kes seda saateid vaatad, no nii palju inimesi, okei, kes need inimesed on? Ja siis lähed nagu detaile, okei, ja lõpuks siis, noh, sinu sihtgruppi on seal lõpuks nii vähe, et kas on nagu selle nimel, et mõtled järgmine 2 kuud töötada, et sinna saada või? Et noh, sa pead nagu hindama nagu kogu seda töömahtu ja tulemust, et nagu muusiku puhul ma ütlen, et number 1 on, et ma ütlen, mine koridori ja mängi, noh. Ja keegi kuulab ja meeldib, noh super, võitsid juba. Ja siis mine mängi veel kord ja siis ütle sellele, kes esimene kord kuulis, et meeldis, et kuule kutsu sõbrad ka, et noh, see ikkagi töötab palju paremini kui see nagu tühja ostmine nagu ja tühja nagu töö tegemine, et noh, sa võid lõputult töötada mingi tele või meediakanali intervjuu ja kõigega, noh, sa võid nii suure töö teha, et seda saada, aga kui see ei ole see õige sihtgrupp, noh, see lõpuks see tulemus on nii väike. Jah, sul on nagu ilus jagada seda sotsiaalmeedias, et sa nüüd tegid seda, olid seal ja seal, aga tegelikult su seda sinu sihtgruppis ei kasvata üldse, noh, ema-isa on õnnelikud muidugi, et noh, ja vanaema on rahul, aga ma mõtlengi, et kui me näiteks räägimegi võib-olla vanemast sihtgrupist, et siis noh, näiteks Eesti mõttes, kui sul on nagu selge, et keda sa tahad, loomulikult, noh, et noh, siis on hoopis teine asi, on ju, või noh, nii-öelda, et piltlikult, kui sa tead, et su sihtgrupp on 60+, noh, muidugi tele saada, noh, väga äge, noh. Ja et mis mõte mul veel tekkis, et võib-olla see on ka ikkagi selline kvaliteedimärk, et kui artisti kutsutakse ka telesaatesse, et siis kuidagi... No noortele kindlasti ei ole, noortele ei ole, aga jälle vanemale inimesel on. Et noortel võib vastupidi mõjuda. Käis seal saates, et enam ei ole kuul. Absoluutselt vabalt, jah, et nagu, et mis on nagu sel hetkel hype või cool ja nii edasi, et nagu kus... Et noh, seal on, ma ütlen hästi detailselt, peab lihtsalt mõtlema, miks midagi teha ja kuhu planeerida, et kuhu sa selle aja paned, et noh, jälle sama jõuame, et kui sa oled üksi või kui sul on manager või mitu neid inimesi on, et mitu tundi sul nagu iga päev on aega tööd teha. Ja siis nagu on küsimus, et kuhu sa selle töö siis paned, on ju, sa paned selle sinna, selle aja või sinna ja mis on see lõpptulemus, et kuhu sa sellega jõuad, noh, et kas et alati nagu ma ütlen, peab olema see ideaalplaan, on ju, ja siis minimaalne plaan. Ja siis sa saad võrrelda kõiki neid asju, kuhu sa järgmised kuud või 2 oma töö paned, et kus see ideaalplaan võidab kõige rohkem või kus miinimumplaan kaotab kõige vähem, no, kuidas seda iganes hinnata nagu tahad. Aga mis hetkel üldse siis artist on valmis, et endale võtta manager? No see on ka nagu ma arvan, üks sisetunde küsimus, et ma arvan, et seda õiget vastust ei ole, et see oleneb jälle nagu konkreetselt situatsioonis, kus ja mis. Ja noh, eelarvelistest vahenditest ilmselt ka, et... Noh, manager reeglina ikkagi saab protsenti, et noh, et ei ole nii, et alguses just, tunnitasu eest. Just, et noh, et ikkagi ta nagu õige manager on protsendi peal, on ju. Et noh, et sa võid olla küll, noh, konsulteerimine on teine teenus, on ju, et sa lihtsalt keegi aitab sind, on ju, aga siis ta jälle ei saa protsenti sel juhul, on ju, et noh, et nagu... Miks ma seda küsin, et mulle tundub ja vähemalt näiteks meil majanduskoolis õppijate pealt, et tihtipeale on nii, võib-olla see on Eesti inimeste asi, võib-olla ongi, noh, see on eelarve, mis mõjutab, aga et inimesed tahavad kõike ise teha. Et noh, meil on ka Eesti nagu kuulsad artiste, kes tulevad õppima sotsiaalmeedia spetsialistiks selleks, et teha enda sotsiaalmeedia turundust paremini. Ja noh, ettevõtjaid väga palju selliseid, kes tulevad õppima siia, et ta muidu võib-olla ongi numbrites väga tugev ja tal on see visioon, on ju, aga et noh, turundajale maksta, et seda raha ei ole ja ma tulen õpin hoopis ise. Ja noh, mina olen mõtelnud seda, et tegelikkuses noh, võib-olla see kasv ja edu oleks nii palju kiirem, kui seal on mitu inimest, kes toimetavad, noh, nagu me oleme siin rääkinud, et tegelikult neid tegevusi on nii palju. Et kõigil, see lähebki just sellega kokku, et palju sul aega on. Et kui sul nagu tegelikult aega on ju, et ütleme, ma ei tea, sul see toode on nagu valmis, noh, siis miks mitte õppi ära, mida suurem, laiem silmaring, noh, mina õpin iga päev nii palju, kui saan, ükskõik mida, iga jumala päev ma proovin midagi õppida.
et noh, aga küsimus on, et mitu tundi sul selleks aega on, et noh, kui sul on aega kursustel käia, loomulikult käi. Kui sul ei ole, on ju, siis sa pead panema sellesse nagu mõõtu, et mina käin nüüd õpin 3 kuud, on ju, kui ma kellegi palkan, on ju, siis ta hakkab tööle täna, on ju, see kulu on nii palju, kui kallilt ma hindan oma aega, minu tundide arv 3 tundi, et kus see balanss nagu on, et minu tunnid versus kui ma kellegi palkan, on ju, mis ma ootan sellelt, kui ma kellegi palkan, on ju, mis ma ootan endalt, on ju, et kui ma ise nagu teen ja hakkama ei saa, kuidas ma ennast hindan, et noh, nii palju nagu jälle noh, sa pead nagu väga nagu ausalt suhtuma, aga ma ütlen, õppida tuleb nagu iga päev, noh, ma õpin jumala eest iga päev, ega siis see ei ole nii, et ma õppisin sotsiaalmeedia ära või noh, see ei ole nagu, et muutuvad trendid, muutuvad, mida inimestele meeldib, on ju, või noh, tulles tagasi selle alguse näite juurde, et muutub see, et näed, et neile meeldis tol hetkel National Geographic, on ju, aga täna neile meeldib hoopis leib, on ju, noh, et nagu selles mõttes, et ega su see jälgijaskonnal ka ju muutub, elu ju muutub, on ju nüüd, noh, et nagu maailm muutub, et noh, õppimine on nagu iga päev, kõiges, noh, see on nagu super, tuleb õppida, ma õpin iga päev, ükskõik mida, ma tuleks kõikidele kursustele kooli kohe, mul lihtsalt ei ole aega ja siis ma pean hindama, et kas mul on aega tulla. Jah, et palju see aeg maksab just, ju ka. Aga noh, et ma nagu, isegi kui ma ei tule teie kooli praegu, on ju, et ma ikkagi õpin iga päev inimesena, iga päev, noh. Ma tahtsin ka seda küsida, et mis sa arvad, et miks üldse inimesed kuulsaks tahavad saada? Noh, seal on ka nii palju erinevaid nagu asju, et noh, kes tahabki sellepärast, et see tekitab noh, nagu hea tunne, et peetakse lugu, mis sa arvad, on ju, kellel on lihtsalt tohutu mingi sõnum, sisemine nagu, kui me räägime muusikast, siis mina hindan nagu kõige rohkem neid ikka, kellel on nagu mingi sisemine vajadus, et noh, midagi ära öelda või noh, nagu, et nad nagu, et jälle tulles tagasi selle storytelling või loo juurde, et noh, et tal ongi nagu nii suur endast vaja välja see saada, see looming on ju, et ükskõik, kas ta on see muusika või sõnad või ta on see pillimäng või ta on maalikunst või mida iganes või et noh, et nagu, et tal on midagi, mida ta tahab endast välja saada, noh, et kõige autentsem on ikkagi nagu kõige ägedam ja ehedam. Et noh, kas sellega kuulsust tuleb, osal inimestel ei olegi vaja kuulsust, et ma olen ka näinud nagu väga palju nagu loomingus inimesi, kes on absoluutselt super, aga absoluutselt kuulsus ei huvita, et noh, ma olen ükskord kunagi olnud ka see oli Spotify veel algus või noh, seal ütleme, või oli YouTube'i algus, aega nii just, et olime ühel konverentsil ja siis ei olnud veel meil Californias on nüüd juba aastaid olnud, marihuana on olnud nagu legaliseeritud, aga siis veel ei olnud. Ja siis ühel muusikakonverentsil on üks selline noormees tõstab käe, et tal on küsimus, noh, ta on korralikult ise on ju natuke pilves ja uimas. Ja küsimus on ju, et noh, et mis see küsimus siis on ju, paneelil on kõik seal suured muusikatööstuse inimesed ja et noh, et mul sõber tegi loo, on ju, ja et noh, mingi, ma ei mäleta täpselt, aga ütleme, et tal on 3 nädalat vana, tal on 30 miljonit kuulamist, on ju, või vaatamist seal YouTube'is, on ju, aga et mis me nüüd edasi teeme, et noh, nagu kõik nagu on ja siis nagu küsivad, et nii vägev, et noh, et mis see on, et mis probleem on, et mingi kontserti või võtke ühendust, ei, aga ta ei taha nagu toast välja tulla, et noh, ta teeb ikkagi oma seda marihuanat ja noh, ongi nagu, noh, ei olegi, noh, aga see lugu tast tuli ja väga hea ja kõigile meeldis, on ju, aga teda ei huvitanudki rohkem midagi, ma rohkem temast kunagi ei ole kuulnud, aga see oli super lugu ja see meeldis väga palju, ta oli kuulus lugu. Mis lugu see oli? Mul ei ole meeles, see oli nagu Los Angeles nagu muusikastseen, aga ma ütlen, neid näiteid on palju, et kõik ei taha üldse kuulsaks saada ja kui juhtub see, et sa ei taha kuulsaks saada ja saad kuulsaks, see on tohutult pinge ja meeletu vaimne tervise lõhkumine, seda ma olen nagu väga palju elus näinud. Et nagu, et ongi, et nagu sa tahadki olla loominguline ja siis sa äkki kuulus ja siis noh, siis ütleb vaimne tervis nagu täiesti totaalselt üles, et see on väga kurb. Et ja seda ei tohi ka lasta juhtuda, et selles mõttes nagu need inimesed, nagu, kes tahavad kuulsaks saada, on mõnes mõttes nagu paremas seisus, et neil ei tule mingit traumat sellega kaasa, kui nad saavad kuulsaks. Sest et ikkagi paljud, kes nad ikkagi võib-olla ei ole selleks ette valmistunud, et ei jah, aga ütleme, kui ta ikka tahab väga, siis ta ikka mingi põhi on seal all, et ta kannatab ära selle kuulsuse, et inimesed tagali, noh, ütleme just maailma mastaabis, noh, või noh, suur riigi mastaabis ei aima, mida kuulsus tähendab, noh. Et noh, et see ongi issand igal pool, kuskile ei saa minna, on ju, või noh, nagu piltlikult, ma ei tea, teeme näiteks Briti kuningakoda, on ju, noh.
kõik teavad maailmas, mis nad välja näevad, noh, proovi sa kuskile minna ja olla nii, et sind ei teata, noh. Et noh, ütleme, üks koht maailmas on Los Angeleses, tavaliselt inimesed saavad olla nii, et keegi ei pane tähele, on ju, see on selline linn. Aga üldiselt jah, et on see nagu trauma või siis ka võib teistpidi olla trauma, et ma olen näinud ühte nagu väga kuulsat artisti Euroopas, kes on tulnud Ameerikasse, siis noh, nii-öelda alati proovitakse teha, et noh, et saaks Ameerikas ka läbi lüüa, on ju. Või siis vastupidi, Ameerika artist proovib Euroopas, et ikkagi suurem turg. Ja tuleb, aga noh, nii kuulus juba on ju Euroopas ja siis selgub, et keegi ei teagi Los Angeleses, noh. Hotellis ei tea, keegi ei tunne ja noh, nagu inimene läheb täiesti depressiooni, läheb lukustab ennast hotelli tuppa ja ütleb, miks me siia tulime. Ma ei taha kunagi enam, sest et noh, mitte keegi mind ei tunne, noh. Sest ta ei saa enam, ta ei ole nagu emotsionaalselt võimeline tagasi minema algusse, noh. Ta on juba harjunud, et kõik tahavad taga pilti teha, kõik tahavad taga katsuda ja nüüd ta on äkki kuskil, kus mitte keegi ei tea teda. Aga mis sa ütleksid, et kui meie saadet kuulab näiteks mõni meie noor sotsiaalmeedia spetsialisti õppija, kes ongi tulnud õppima selle eesmärgiga, et võt, mina tahan saada influenceriks. Et mis oleks see esimene samm, mis sa talle soovitaksid, et mida siis teha, et oma siis mõju või kuulsust kasvatada? No esimene on sama ikkagi, mis ta lugu on, et millest ta tahab saada, et millest ta influenceriks tahab saada, et kas ta tahab, ma ei tea, kasside osas või ma ei tea, kanamunade osas või et talle meeldib make-up või talle meeldib kitarr, et noh, et mis kõige tähtsam, et miks ta peaks saama, et miks temast peaks nagu saama see, mis on see tema ja inimene alati hakkab jälgima kedagi, kellel on siis mingi lugu või noh, et miks talle see asi meeldib või et kas ta näitab, ma ei tea, kas ta tahab näidata, et ta ongi selline lihtne või ma ei tea, et tal, ma ei piltlikult koer pissid põrandada, ma ei tea, aga noh, et kuhu ja mida ta tahab nagu, mis on see, mis on tema, et noh, et ta ei peaks nagu ennast nagu teesklema hakkama, et kuhu ta tahab tulla ja mida ta tahab teha, et oma lugu ikkagi ja miks. Et see, miks see peaks kõnetama nagu kuulajad, et või vaata, et mis see sinu lugu on, et millega sa nagu lähed nagu miks teistele inimestele sa lähed korda, et sa seda teed. Et ja siis tuleb lihtsalt peale ja siis muidugi noh, nagu sihikindlus või töökindlus, et noh, et nagu hästi tähtis on see ka nagu ma olen näinud, eriti noh, ülikoolis loengutes on sama nagu sa ütlesid, tulevad, kes tahavad on ju õppida, et anna endale nagu, pane endale nagu mingid ajakriteeriumid on ju, et kui sa alustad seda influenceriks saamist, et kus sa tahad olla kuu pärast, 2-3 kuu pärast on ju, mitu postitust sa teed, kus on see, et sa nagu loobud, isegi see, noh, et kui sul, ma ei tea, ei ole 6 kuud oled teinud ja mitte ühtegi inimest jälgi, et noh, siis jätad järgi, on ju. Aga pane nagu hästi selgelt, sest siis ei juhtu neid nagu selliseid pettumusi ja selliseid vaimseid pauke, ei edu korral ega mitte edu korral. Sest ka edu korral on pettumusi, et ma olen ka näinud, et see on ka ääretult huvitav, mida ei saa nagu aru, et kui nagu läheb nii hästi äkitselt, et siis tuleb ikkagi ka sama see loomingu efekt tuleb nagu juurde, et ta tahtis nagu olla, ütleme seal, ma ei tea, taimede influencer või make-upi influencer ja siis selgus, et see edu on nii suur, et noh, nagu ongi, et kõik nüüd tahavad katsuda ja tunnetavad ja siis ta ei taha enam toast välja minna ja ta suudab seda edasi teha, aga siis ta saab aru, et ta nagu sõltub, ta peab seda iga päev tegema ja siis ta ei ole selleks ka valmis, et ta tegelikult ei ole valmis tegema iga päev seda tund aega videod, on ju, et ta oli võib-olla valmis tegema nädalas tund aega või noh, et sellest, ütleme, üks päev sellest saab töö, kui sul läheb hästi. Ja võt, kui saab töö, siis on nagu ikkagi hoopis teine asi, et kui selgubki, et peabki iga päev nüüd rääkima sellest taimest või miks, et noh, mida rohkem nagu selgemaks mõelda, mis see lugu on ja palju sa aega annad, kus sa tahad olla, seda lihtsam on, et nagu tugev ja ka õnnestuda, et noh, mida suurem plaan ja mida suurem töö ja küll ta õnnestub, kõik õnnestub ja unistada tuleb suurelt, noh, selles mõttes, et ma olen alati öelnud ja et noh, ma ei osanud unistadagi asjadest, mis on juhtunud, noh, selles mõttes ma unistasin niigi suurelt, on ju, et kõik pidasid segaseks ja peavad praegugi, on ju, et ma praegu unistab ka veel suurem, aga ikkagi on juhtunud asjad, mida ma isegi ei unistanud, noh, selles mõttes, et ma ei saanud noh, nii-öelda pild, noh, kõige parem näed, ma ei saanud unistada isegi, me läksime ära 2007, on ju. No ma ei osanud ju, ei teadnudki unistada näiteks, et ma mõni aasta hiljem, on ju,
vastutab $1 miljard eest, näiteks. Et nagu, et see ikkagi, kui sa unistad suurelt, teed suurelt, siis veel suuremad asjad juhtuvad. No see on väga ilus mõte. Aga mul on mõni küsimus veel, et tahtsin küsida ka seda, et kuidas aru saada, et nüüd näiteks kas artist või hoopiski mõni bränd on juba Eesti turul kanda kinnitanud, aga et millal on see õige hetk, et minna vallutama ka välisturge? Esimene, et ta peab selleks olema nagu konkurentsivõimeline, on ju. Me eeldame, et siis on ju sinu jutu puhul. Et aga see on nagu hästi selline kriitiline küsimus tegelikult, et kas ikka on konkurentsivõimeline. See on jube tundlik teema nagu loovinimestele, mitte ainult artistile, vaid igale loovinimesele, sest et nagu just sama, et näiteks toome laulu näite, et ja näiteks Saksamaa on ju. Et näiteks võtame Saksamaid ja ükskõik mis võtame top 100 või 200 on ju, et sa pead kõigepealt võtame, et mitu saksakeelset laulu on. Lahutad ära, ma toon lihtsalt nagu füüsilise näite nii-öelda. Siis võtad, et mitu on maailma superstaari laulu seal. Lahutad ära. Siis vaatad veel üle, kas on mitu žanri laule, et oled, mis žanris sina siis tegutsed, on ju. Et ma ei tea, näiteks ütleme, et sa teed popmuusikat on ju, siis mitu popmuusika laulu on ja siis, et mitu uut artisti on hetkel, võtad eelmise 6 kuud näiteks, mitu uut artisti nationaalti juures on ju, et kes on uus, on tulnud nüüd selles žanris viimase 6 ja siis sa saad aru, on ju, kuhu sa konkureerid on ju, mitte sa ei konkureeri top 200-sse, vaid sa konkureerid 3 kohale seal top 200-s, sest 197 on juba kinni vastavalt sellele, mida sina teed, 197 on juba läinud, on ju. Ja eriti näiteks Ameerika on nagu veel selles mõttes nagu hea näide, et seal on nii suur on latino on nii suur, on ju. Sa lahutad selle ära, on ju. Siis lähed žanri kallale, võtad country ära, country on meeletult suur, siis võtad Christian rock, on ju, meil ei ole seda, aga nii-öelda kristlik rock, võtad selle ära, on ju, nagu ja siis võtad, siis võid ju veel detailsemat, on ju, et võtad, lähed nagu nahavärvi juurde või lähed nagu rahvuslikkuse juurde ja siis sa saad tegelikult aru, nagu, et kuhu sa tegelikult lähed, et see on nagu jube tähtis, et nagu et ei tekigi seda vale arusaama, et seal on kogu aeg on ju 100 lugu, on küll 100 lugu, aga võta välja kõik, kes ei ole sinuga ühes grupis, Ja täpselt seda sama mudelit saab siis kasutada mis iganes toote puhul. Absoluutselt, kõikidel toodetel on täpselt sama. Ja täna toodetest rääkides, ma olen üle 10 aasta Amazoniga tegelenud. Amazon on ju super selles mõttes, et ta ei ole küll nii suur Euroopas, on ju, aga sa saad kõik data ju. Sa saad kõik näha, mida su konkurendid, kuidas, mis kampaaniad on ju, kes ostab, on ju, sa näed, mis on sponsor, sul on nii palju datat, on ju küsimus, et kas seda kasutad, palju seda analüüsid, miks klikitakse, et kõik info on ju võimalik saada, et nagu seda musta tööd saab nii palju ette teha. Ma selle Amazoniga nii hästi kursis pole, et kas siis sa pead tegema kuidagi kasutaja sinna, et seda infot kätte saada? Et sa saad kellegi kaudu osta, kui sa ei pea tegema. Aga ma ütlengi, et see on nagu see suurim väärtus täna, et sa saad nii palju andmeid, aga see eeldab nagu sinu sisemist tööd, mida sa ei taha teha. Sest keegi ei taha ju teha, sul on toode, me müüme siin jube hästi neid riiuleid, see on Eestis nii edukas, küll ta on ikka üle maailma number 1 riiul, on ju, aga Eestis ta on edukas, on ju sellepärast, et ta tuleb Põlvast ja mis iganes see story on ju kuidagi, miks see kõik kukkus Eestis nagu väga hästi välja. Ja kui sa nüüd nagu lähed Lätti sellega, siis see lugu ei ole enam see lugu, lätlased saavad hoopis teistmoodi aru sellest loost. Et igal lool, meil nagu tagasi tulles selle story teile, igal lool on nagu see, et teised kultuurid ja usud võtavad seda lugu hoopis teistmoodi vastu, sa pead nagu nende kontekstisse viima selle, mitte enda, sest et sina saad sellest aru sinu ümbruskonnas, aga siis sa pead mõtlema, kuidas nemad sellest aru saavad, et mis nende turul on, nagu ma selle Saksa edulabel näite või Ameerika, et ükskõik mis see toode on, sa pead aru saama, et okei, nüüd ma tahan müüa siis näiteks Amazon Inglismaal või Amazon Ameerikas, siis sa pead tegema selgeks, kuidas seal see kultuur on. Kuidas nemad võtavad selliseid asju, mitte see, kuidas siin võetakse. Et ma alati ütlen, et näiteks et kui Eestis oled müünud 1 miljon tükki, näiteks ütleme, neid riiuleid on väga hästi, aga et proovi 1 müüa Ameerikas. Ja siis õpi, et miks see 1 sul osteti.
et noh, mis see lugu oli, miks see ostja selle ühe nüüd ostis, on ju, või noh, nagu meile 10 aastat tagasi väga huvitav oli ja saunad läksid moodi äkki, Eestis oli tohutult saunafirmasid, Soomes meeletult saunafirmasid, minu mõttes Lätis ka, Rootsis ka tohutu mingi saunavärk hakkas äkki peale ja kõik Ameerikasse hakkame nüüd saunu kõik müüma. Ja kõik tulid ja siis noh, oligi nagu näha, et kes siis mis nagu story'ga tuli on ju ja kõik ja siis on ju noh, ikkagi lõpuks oli nii, et on ju, ma mäletan, et David Beckham ostis vist Eesti sauna, tohutu lugu oli just on ju. Ja noh, aga noh, David Beckham ostis jah ühe sauna, aga noh, et mis edasi on nagu, et noh, David Beckham võib osta ükskõik mida, ta ostab iga päev ka süüa, on ju, joob piima, on ju, ja noh, või mida iganes, noh, ta sööb on ju ja kannab kingi ja noh, ikka ostab midagi. Aga küsimus on, et noh, mis nüüd nagu edasi, kuidas see lugu edasi läheb, kuidas see teine, kuidas see tavaline, noh, et su kliendid reeglina ei ole ainult kuulsused, on ju, kui sa midagi müüd. Et noh, et kuidas nüüd see tavaline inimene hakkab osta, kas ta ostab sellepärast, et David Beckham ostis või? On ju, no, siis on küsimus, et kas ta üldse käib saunas või? Noh, ma panen konkreetselt nagu see, et nagu Los Angelese mudelis, paljus, kes üldse saunas käivad Los Angeleses? Miks nad käivad? Mis kultuurist nad on ju? Kus saunad? Kas nad elavad korteris, kas nad elavad majas, kas neil on kuskile see sauna panna üldse on ju? Et noh, ja kui see on nagu jälle selline töö, mida tuleb ära teha, aga seda musta tööd inimesel on kõige raskem aktsepteerida ja teha. Inimene ei taha tegeleda selle musta tööga, et kellel seda vaja on. Tahaks lihtsalt öelda, et noh, kõik tahavad, nii ägedad, noh. Aga tegelikult on vaja musta tööd ja musta töö tegemisse on vaja investeerida, siis sul on nagu kõige suurem nagu võimalus olla edukas. Muidu on lihtsalt nagu öeldakse muusika mõttes nagu one hit wonder, et nagu tegid hitti ära ja kogu lugu rohkem sust keegi ei kuule. No. Väga kasulikud nõuanded, et ma arvan, et hakkamegi otsi kokku tõmbama. Ja aeg on nii ruttu läinud. Et soovin küsida veel seda, et natuke selline filosoofilisem küsimus, et mis sa arvad, et milleks üldse inimestel muusikat vaja on ja võib-olla muusika, me võime võtta laiemalt kultuuri vaja on ja kas siin mängib rolli see, et see muusika või mis iganes kultuurilooming on tehtud inimese enda poolt või näiteks tehisintellekti poolt? Ma arvan, muusikat ja kultuuri on igapäevaselt kõigil vaja, loomingut vaja, et see hoiabki sind nagu inimesena. Et mul eile mul just huvitav vestlus, mul küsiti, et mis bändi sa tahaks nagu nii väga näha ja kus sa tahaks näha, no. Ja siis minu vastus nagu väga üllatas, et ma ütlesin, ma olen põhimõtteliselt ükskõik, mis bändi ma tahaks näha, aga ma tahan näha nagu kõige väiksemas kohas, mis on võimalik bändi. Sellepärast, et seal nad peavad nagu päriselt pakkuma seda, mida nad oskavad. Seal ei ole show, ta tuleb su ette, nagu ma tulen meie vestluse alguse ette, palkasid kuskilt teisest külast, mees tuli kandlega ja tuli ja mängis ja siis sa vaatad ja näed, et vau, noh, äge, see inimene teeb midagi siiralt ägedalt. Ja täpselt sama on nagu bändiga või sellega, et ma tahan näha seda kõige kehvemas kontekstis, kus ta saab kõige vähem produktsiooni panna taha. Sest hea produktsiooni oskab igaüks, noh. See, kes ei oska head produktsiooni, no kuulge. Kui sul on raha, teha ekraanid, valgused, värgid, noh, siis peab ikka väga valesti olema, kui sa siis ei saa hakkama, on ju. Aga tule ja saa hakkama siin praegu minu ees. No see on kõige ägedam. Näiteks kui Guns N' Roses tuli tagasi, mingi, ma ei tea, 7-8 aastat tagasi, siis noh, esimene kontserdi nad tegid siis selle samas klubis, kus nad esinesid siis, kui nad üldse hakkasid bändi tegema 85, on ju, noh. Ja sinna maksid piletid, noh, sinna põhimõtteliselt saanudki piletid, sinna said ainult mingi 200 sõpra, aga kõik tahtsid sinna minna, noh, sest seal nad mängisid otse, nad mängisid sinust nii kaugel ja see oli äge, noh, ja see on nagu see, et ma absoluutselt kõike tahan näha nii võimalikult nagu ehedalt, et ma näeks loomingus ja ükskõik ka kunstis või noh, nagu ükskõik millises kultuuris, et ma arvan, et me tahamegi näha, et nagu, et see teine inimene teeb midagi nii ägedat või noh, et ta on nii äge keraamik, et ta meie ees, ma ei tea, loob selle skulptuuri või teeb selle lillevaasi või noh, mida iganes, et see on see äge, noh, et noh, ma ei tea, minul inimesena, noh, kui ma näen, et mingi robot, noh, meil on, noh, kui me sellest võib rääkida veel tunde, on ju, aga meil on levinud need robotid inimestel kodus, on ju, koduabilistena, on ju, seal Los Angeleses on kõikidel rikastel inimestel need robotid käivad ringi ja noh, et mul ei ole nagu mingit lusti, et siia tuleb praegu robot ja teeb selle tassi, noh. Aga kui siia tuleb, on ju, keegi Mari või Jüri, on ju,
ja meie ees on ju teeb keraamilist asja, see on äge, noh. Aga ometi... ja meil ongi vaja seda, sest see tekitab, et me oleme inimesed, meil on äge näha seda, noh, ja meil on inimesena hea tunne. Ma olen sinuga sama meelt, et vähemalt ma tahan uskuda seda, et inimestena me tegelikult oskame ära tunda seda loomingut, mis on inimese poolt tehtud ja mis ongi tehtud selliselt, et see looming põleb siin südames ja sa tahad sellega kuidagi välja tulla, on ju, nagu me rääkisime, et kuidas artistid üldse alguse saavad versus siis see, et kes võib-olla ta teabki seda mudelit, aga et see on nagu kuulsaks saamise eesmärgil või rikkaks saamise eesmärgil või siis seda teebki robot. Et ma vähemalt tahaks uskuda, et inimesed oskavad eristada ja et see üks südamest tulev looming puudutab rohkem, aga samas, kui ma vaatan ringi ja jääb kuskile silma näiteks mõni videoklipp, mõni muusikapala, mis on AI tehtud ja see on ka ikkagi vahest päris hea, et paneb nagu tantsima küll. Ma arvan, et ei tunne ära ja ma arvan, et vahel on vaja jõuga nagu võtta võimalus ära seda. Et ma toon lihtsalt hea näite nagu haridusest, et Los Angeleses kogu koolisüsteemis on telefonid keelatud kooli territooriumil. Kõikides koolides? Kõikides koolides on telefon keelatud kooli territooriumil, meil ei klassis. Igas vanuseklassis? Igas vanuseklassis. Mis aastast siis? Sellest sügisest. Ja mida see tähendab? Koolid algas 15. august on ju, nüüd on septembri lõpp või nüüd on oktoobri algus. Et ma rääkisin, et mul on väga hea tuttav on raamatukogu hoidja koolis, on 25 aastat. Lapsed on raamatukogus, loevad raamatuid, mängivad mänge, lapsed on õnnelikud. Et selles mõttes tuleb vahel nagu sinu jutu jätkuks, et ei tunne ära enam, sest et sa nagu lähed kaasa sellega, et kõik ongi selline on ju. Aga kui sa teed selle muutuse ära, siis muuseas, kui see tuli, see muutus on, siis lastel ei ole probleem, lapsed adopteeruvad, vanemad oli issand, kuidas ma ei saa oma last kätte, ometi me ju kõik kasvame, kui meil on vanemad õrna aimu, kus me üldse olime. Ainus, mis sul öeldi, tule sööma, on ju, või olid vanaisa juures, on ju, Ida-Virumaa metsas on ju, tule sööma, polnud õidne aimu, mis kell oli, vaatasid, läks pimedaks, peab koju minema, vanaisa pahandas natuke, aga okei. Aga nüüd on nagu vanematel mingisugune, vanemad on nagu läinud kompleksi, et nad nagu omavad neid lapsi, et ta peab teadma, kus ta on praegu. Ja vanemad läksid nagu närvi, on ju. Aga lapsed on tegelikult täiesti adapteerunud. Nii, järgmine asi, mis juhtus, et meil saab vanem valida, et tema laste õpetatakse ilma arvutita koolis, sest testi tulemused on ju selgelt paremad. On ju. Nii et meil on kuskil pool klassist õpetab ainult raamatupaberiga. Ja arvati samamoodi, et õpetajatelt tuleb tohutu vastulöök. Ei tule, sest õpetajad teavad, et need lapsed on palju vastuvõtlikumad, palju tublimad, kes nii teevad. Õpetajal pole mingi probleem. Nii. Ja nüüd me jõuame on ju oktoobri algusse, kus tuli teada, et tuleb ekskursioon 3 päeva. On ju. Kuskile saarele, paadiga minek, vägev värk. Ekskursioonil ei tohi ka keegi telefoni kaasa võtta. Ja siis sa näed, et selles mõttes, kui äge see on ja kui lapsed on nii õnnelikud, lihtsalt vanemad on läinud nagu kontrollfriigiks. Ja tegelikult see meeldib kõigile ja inimesed on õnnelikud, see teeb palju paremaks vaimse tervise ja täpselt sama, selles mõttes on jah, et vahel tuleb lihtsalt jõuga öelda, et ei saa kuulata kogu aeg seda keskmist muusikut, et kutsume kellegi siia, kes mängib kitarri. Aga see on nii huvitav, ma mõtlen, aga mis selleni viis? Kõik uuringud tulid suvel, eelmiste aastate uuringud, kuidas testi tulemused on läinud ja mentaalse tervise ja kuidas see kõik on läinud, et nad suudle lapsed, kes õpivad, ühesõnaga selle tehisintellekti õppimisega on see, et nad kõik lapsed on samamoodi läinud robotiks, vaata aju on muskel, mina ei ole spetsialist jumala eest, on ju, et ma ei pretendeeri siin mingi, aga põhimõtteliselt aju muskel, ta vajab tegevust, ta vajab, et ta loob seoseid, on ju, kuidas on, et kui sul on vaja nagu vastuseid, et nii ja vastus on see, siis on super tehisintellekt arvuti, on ju, aga kui on nagu seoste loomine ja nagu arusaamide asjadeks, siis nagu ei ole paremat asja kui paberraamat. Ja see lihtsalt tuli välja nagu... Oli seal ka palju sükest vastumeelsust, et kui öeldi, et nüüd me teeme niimoodi? Ma ütlen natuke osa vanemaid, aga üldiselt väga hästi võeti vastu. Okei, vanemad on ka näinud seda, et kuidas ikkagi, et see nutindus tõmbab endasse. Ja ma ütlen, see raamatukogu tädi nagu siiras rõõm, see oli nagu nii ehe. Et seda ei suuda uskuda. Kool lõpeb ära 3.15.
raamatukogu on lapsi täis. Ta on 25 aastat olnud, on ju, raamatukogu hoidja, on ju, 10 aastat pole sul ühtegi last peale kooli olnud või 3 tükki on tulnud, on ju. Ja nüüd on lapsi täis, kõik tulevad, kes mängivad malet, kabet, täringuid, loevad, võtavad raamatuid, keegi ei ole kiirelt üldse koju minekuga. No väga põnev, et ütleme nii, et paljudes asjades on USA Eestist ees. No ei, ärme Ameerika ütle, see on ainult Los Angeles, aga Ameerika on 50 osariiki ja et see on nagu, et ma ütlen seda küll, et Los Angeles on maailmas kuskil 10 aastat eest vähemalt kõigest. Et meil on ikkagi see ka, et meil on õhtul kontserdile minek või meil on ju ilmajuhita autod, on ju, et viiendik külastajaid läheb ilmajuhita autoga, et meil on, et selles mõttes Los Angeles on lihtsalt nii palju ees maailmas, et seda ei saa nagu, need asjad tulevad, aga see võtab aega aru saama, aga ma ütlengi, et kõiges, kus on nagu matemaatiline täpsus, on tehisintellekt alati parem kui inimene, on ju, nagu see ongi, et 20 000 inimest kontserdile viia, inimesed lähevad närvi, annavad signaali, on ju, mingi õudne, need robotid ju sõidavad, viivad ära ja keegi ei anna signaali ja keegi ei sõida üksteisele otsa, kõik on super, ja mingit jama ei ole. Aga seal, kus tuleb nagu mängu mitte see matemaatika või mis on nagu emotsioon, seal ikkagi, ma arvan, seal tuleb lihtsalt nagu natuke suunata õieti, aga tegelikult inimesed tahavad olla inimesed tahavad tegelikult mängida koos ja tahavad malet mängida ja olla inimene. Natuke läheb teemast mööda, aga ma ikkagi viimase küsimusena küsin, et kui ma tegin tausta sellist uuringut selle saate jaoks, et siis sattusin lugema sinu mõned aastad tagasi kirjutatud arvamuslugu. Ja see arvamuslugu oli siis pealkirjastatud nii, et I'm always right. Yeah. Et justkui, et tänapäeva ühiskonnas, sa oled märganud seda, et sellist erinevate arvamuste vahelist dialoogi on üha vähemaks jäänud ja võib-olla varasema ajaga võrreldes, et see asi nagu nii hull ei olnud. Ja võib-olla jällegi siin, kui võrrelda Eestit ja siis LA-d, et seal on mingeid tendentse, mis on jällegi meist ees. Ja et meil oli selle artikli ma kirjutasin ja täpselt nii oli, on ju. Aga ma arvan, et me oleme ka nagu ütleme ikkagi, ma loodan vähemalt, mina tahan uskuda ja mina näen, et me oleme võimelised jälle nagu kuulama, et me arvame nagu erinevalt asjadest ja see tuleb küll väga väikeste sammudega, aga vaat see on sama, et kui kriitiline mass läheb nagu üle sellest, on ju, siis on kõik nagu lumepalli efekt. Et aga me väikeste sammudega ikkagi lähme sinna poole, et me oleme nõus. Et nagu see, ütleme, 10 aasta tagune või kui ma kirjutasin ka selline, ütleme, selline Ameerika, see eksisteerib ikkagi see demokraatide vabariikist üksteise vihkamine, kus õde ja vend ei suhelnud, ema, isa, lapsed ei läinud tänu pühadele, et ema tuleb või ta ei mõtle nagu mina. Et selles mõttes, et see on veel olemas, on ju, aga on nagu esimesi märke vähemalt mina näen ja ma loodan, et nagu inimesed on nõus, et sa ei pea arvama nii nagu mina, et me võime ikkagi sõbrad olla, et me ei pea arvama kõik täpselt ühtemoodi. Edasi, mina usun, et edasi viib ikkagi diskussioon nagu ja nagu areng siis, kui me aktsepteerime ja leiame need, millega me saame edasi minna nagu. Aga siis suured tänud sulle, et sa jagasid oma teadmisi, kogemusi ja viimaseks küsimuseks, et mis nüüd edasi, et sina oled siin Eestis ja otsid sa uusi artiste? Ma praegu muusikaga ma tegelen, ma arvan, et nagu selline hariduskultuur, kogukond, et ja välissuhted ja poliitika, et ikkagi prooviks kujundada paremaks maailma. Ilusad sõnad, aitäh! Aitäh!